No tere, lõpuks ometi siis saan ka võib-olla natukene rääkida sellest, millega rustikalainid tegelevad. Ehk aeg paneb mööda. Viskad lähevad aina pikemaks, aga seal kaugemal ka ei ole, on juba madal. Ei tea, seal oli väga madal. Op, ja nüüd on taga. No tõele nüüd, tule nüüd, tibu. Nüüd on taga lõpuks ometi. Ei lähe ära, jumala eest. Ära mine nüüd ära. Ei tea, mis asi see nüüd on seal. Ikka ongi pussaks. Sain selle pussaka lõpuks külge. Oih, jumal küll. Väga lahjasti. Nüüd tõstame hopti sisse siia selle. Niuke pisike auksis. 1,5 tundi nägin vaeva, et sihukest väikest kala saada. Küll ma jahtisin teda seal. Mitu korda ajas taga, võttis. Ei tea, kas oli see sama, aga no lõpuks ma ta kätte sain ja no nii 1-0 5-1 augid juhivad endiselt või 6-1 6 võttu 1 kala, aga panin natuke suurema konksu klandi ja aga väga ikkagi kehvasti kinni, et ei olnud midagi sellist, mis oleks olnud ilusam ja suurem. Nüüd kuradi istub siin ikkagi veel mõnina. Kui see sama ablasaug nüüd oli, kes kogu aeg ründas mind, siis video peale muidugi ei saanud seda. Aga sellest ei olnud ka midagi. Alamõõduline ka. Puhtuma sees ta ikka on. Ma arvan, et ma pean sinna järgmise käänaku taha minema. Pisikene. Vaevalt, et ta nüüd seda siis rohkem seal on. Ma ei usu seda. Üks mingisugune pussakas siin jalutas ringi. Tuli ka kuidagi imelikult otsa. Ja teine! See on vähe kobedam nüüd. Oi. Lammutab juba päris hästi. On näha suurem. Nii, kas nüüd läks lõpuks suu lahti või? Ilusti tuleb. Ka väga moka otsast kinni. Joh, ei liine. Ja tagumise konksu küljes väheke natukene kinni, aga see on juba päris ilus kala. Päris korralik. Aga ka ei saa, siit tuleb mingi võtta. Ahah, see jäi kurgu alt ka. Nii, lait vette.
no näed, on juba siuke, mida võiks juba mõõta korraks huvi pärast. Ja sa nüüd mul rabele mahkasin. Näe, 61 senti. Ilus. No mine uju. No nii, mis siis nüüd, mis see kell on? Kala hakkas lõpuks võtma. No tere, lõpuks ometi siis saan ka võib-olla natukene rääkida sellest, millega rustikalainid tegelevad. Ehk sõber Jaanus kinkis mulle kunagi ühe landi ja loomulikult see oli siukene 150 grammine järk, millega nagu püüda eriti ei kannata. Võib-olla kui trollida, aga sealt see pisik külge hakkas, et vastutasuks tahtsin siis ka temale ühe landi teha. Aga lõpuks hakkasime siis ikkagi neid nagu rohkem nagu juba tegema. Ja rustikalaint näeb siis välja selline. Alguses tegime puidust. Ja nüüd ei tee enam puidust, nüüd teeme ühest teisest materjalist ja siiamaani on väga hästi läinud. Ehk siis landid on tõestanud seda, et nad tegelikult ka püüavad. Ja auge on palju saadud ja selle 2 aasta jooksul, mis me neid muidugi teinud oleme. Aga nii palju kui võib-olla iseloomustuseks, siis lant on loomulikult uppuv. Päris suure siukse tagumiku nõksuga ujub. Päris mõnusa suure kurviga. Et võib jerkida, võib ka niisama kerida ja pause teha. Et selline vahva vigur. Et aeglase uppumisega ta nüüd on siukesest mõnusast meetrises vees. Saab rahulikult püüda. Ja asjad on nüüd nii kaugele läinud, et meil saab valmis varsti rustikalantide töötuba. Ongi juba valmis. Soe on sees, aparaadid on valmis. Käik sisse ja ilmselgelt siis hakkab neid sealt töötoast natuke rohkemgi valmima. Huvi on juba päris märkimisväärne. Sõpradele muidugi on rohkem kingitud lihtsalt niisama püüdmiseks ja proovimiseks, et ja on saadud palju kala Eestis, Soomes ja ka mujal juba. Et tundub, et haugile maitseb. Säined olen ka saanud sellega. Vist ahvenud vist olen ka suudetud sellega välja püüda. Aga mis siis veel, et ilmselgelt kui need natuke rohkem valmima hakkavad, et siis teatud kohtades saab neid ka siis endale soetama hakata. Mõtted selles suunas, et millised need landi värvid on ja kuidas nii edasi ja mis siis mida ja plaan oli see, et esialgu ei tee ühtegi sellist sarja lanti, mis oleks siis ühe värviga siit-sealt. Suht palju on neid turul ja eks nad kõik muidugi erineva ujumisega on, aga see selleks, et otsustasime, et teeme praktiliselt kõik landid erineva värviga. Seda kirjum see seltskond on ja kuna tegemist on ikkagi käsitööga, siis on ju kalamehel just huvitav seal landikarbis sobrada. Kui võtta välja näiteks selline lant, mida kellelgi ei ole, isegi mitte su sõbral, kellega sa sööma, siis koos väljast chillid ja kalal käid. Noh, minu landikarp on muidugi täis selliseid lante, mida nagu müüa ei kannata enam, sest need on kõik siuksed natuke viltu, aga töötavad sellegi poolest. Siin üks selline. No
no ja muidugi kõige popimaks landiks on meil ikkagi meres osutunud selline hõbedane, et ma ei tea päeva, mis oled nagu ilma oleks jäänud, kui sa selle landiga nagu loobid. Ja täna oli ka muidugi selline raskem tegu, kus haugid juhtisid 6-0. 6 võtta, ühtegi kala külge ei jäänud, aga lõpuks siis 2 kala ikkagi suutsid välja meelitada. Ja ju ikka sellise hõbedase landiga natuke on lollitatud ka selle landi juures, et tal on tagumiku peale pandud siuke silm. Hübriid. Aga töötab väga hästi. Ei saa öelda, et ta nüüd ei töötaks. Sellised sibrusäbrud nad on ja varuga ainult kannatust. Mingi hetk saab neid siis soetada Tallinnas, Pärnus ja ka Läänemaal, et kuna ma ise olen Läänemaal elan, siis Saaremaale või Muhu saarele kalale minek on, siis kannatab meile Instagrami või Facebooki kirjutada Tiim Rustikalandid ja annan aadressi, kus kätte saab. Vot, siuksed asjad. Aga mis seal ikka? Minul on nüüd sadamasse natuke maad veel kimada ja teie käige ikka kalal. Olge rõõmsad.